Minu järjekordne lülitus Sakura pärja tikkimisele. Väljas on imeilus päikesepaisteline päev, aga nagu te teate, siis enamus meist on praegu kodusel režiimil ja välja saame väga vähe, seda enam on rõõm ja hea meel sellist kaunist asja kodus tikkida. Ja näitan ma, kui kaugele ma olen jõudnud. Välja siis hakkab ta mul nägema tulevikus selline. Ja nagu te näete, siis mul on tänaseks hetkeks tehtud 76,6%, aga kui ma räägin ristpistetest, siis mul on jäänud teha veel kuskil 500 pistet. Siin on näha seda osa, mis mul on tikkimata, sellepärast et selle pärja puhul on siis hästi palju tulemas backstitchi. Ma loodan, et selle 500 pistet saan ma täna ära tikitud. Et siia siis tuleb jupikene juurde selline oks. Nende suurte lillide tikkimisega oli suht lihtne, sellepärast et siin on hästi palju ühe värviga nagu järjest tikkimist. Kuigi kui siin vaadata, siis tegelikult siin on 3-4 erinevat lillakat tooni, mida võib-olla siit palja silmaga ei paistagi. Siis ütleme, need väiksed oksad, mis siit tulevad, siis siin on seda pudi nii-öelda hästi palju, kus on hästi palju erinevaid blende, segusid ja erinevaid värvitoone. Et siin läheb natuke aeglasemaks, siiski ma loodan, et ma täna selle 500 pluss ristikest jõuan ära tikkida ja siis saan juba minna pesemise juurde ja hiljem siis juba tikkpiste juurde. Tikkpiste muidugi võtab ka omajagu aega, aga tervet tööd ma teile kahjuks näidata ei saa, sellepärast et ta mul raami peal praegu niimoodi keritud. Alumist osa ma ei näe. Ja vahepeal mul tekkis üldse selline tunne, et sellest ei tule pärg, vaid tuleb midagi. Kui mul see osa oli tikkimata siit, siis ma vaatasin, et läheb sinna, et sellest küll mingit ümmargust asja ei tule. Aga näed, need pisikesed õied tulevad juurde ja tulebki pärk kokku. Ja ma usun, et peale tikkmist ja lisamist muutub ta väga konkreetseks ka veel. Et ma olen selle tööga nagu väga rahul. Ja mis on huvitav on see, et näiteks pruuni värvi siin üldse okstes ei ole kasutatud. Et kõik, mis tundub nagu, et on oksad ja mida ma näen ka okstena, on tegelikult tehtud lilladest toonides, mis mulle hästi meeldib. Endiselt on vot see segu siin, kus on oliiviroheline ja selline punakas pruun segu. Sellised näevad siis ristikesed lähedalt välja. Jätkan tikkimist ja siis juba näitan teile valmis tööd. Praegu on märtsikuu lõpp ja täna ma lõpetasin oma Sakura pärja. Selles mõttes lõpetasin, et ma lõpetasin kõik ristpistes tikitud pisted. Nüüd ma võtan ta siit raami pealt ära, pesen puhtaks, triigin ära ja siis hakkan tegema backstitchi. Ja tikkpistet on siin päris palju, 20% kogu tööst on tikkpiste. Nii et päris ma veel lõdvaks lasta ennast ei saa, tööd on üksjagu ees. Selline näeb ta välja praegu. Ja kui ma keeran ta teistpidi, et küllap nii mõnigi tahab näha, missugune näeb klassikalise parkimisega välja tagumine pool, siis näeb ta välja selline. Ühtegi lahtist osta kuskil ei ole. Kõik on eelnevate pistete alla kinni tikitud. Muidugi seal, kus on vähem värve, seal on ilusti kenasti sellised tulbakesed reas, aga seal, kus värvide vahetus on hästi suur, siis kõik nad tuleb, eks ole, kuskile kinnitada, kuskile lõpetada. Ja seal on siis muidugi ka see paksem nagu see tagumine pool. Aga sinna ei ole midagi parata, ükskõik mismoodi sa tikid. Aga minu meelest väga korrektne näeb välja. Peaaegu sama ilus kui esimene pool. Ja tegelikult ma mõtlesin, et ma ikkagi ei pese teda, aga siis vaatasin, et need murdejooned, mis olid siin kangal sees, need on ikkagi pärast tikkimist alles, et ma pean ta ära pesema. Ja siis mõtlema, kuidas ma teda hakkan vormistama. Selline kena kevadine töö. Ma näitan nüüd skeemi pealt, kuidas see tikkpiste välja näeb. Näete, teda on nii palju siin. Ja minu kõige suuremaks probleemiks sai see, et kuna teda on nii palju, siis kui ma nüüd jätan kõik selle niimoodi tikkpiste aktiivseks ja üritan siin midagi kustutada, siis ma kustutan tõenäoliselt ära ka veel tikkimata tikkpiste, kuna nad on nii lähedalt. Ja siis ma tegin nii, et võtsin siis ühe värvi ja muudan aktiivseks ainult selle värviga tikkpisted, aga siis mul tekkis ikkagi selline keeruline olukord, et kuna need sümbolid siin on ju nüüd all mustvalged, siis ma ei suuda siit töö pealt nagu aru saada, et kus ma pean alustama tikkpistet ja kuhu lõpetama. Ja siis ma olen nüüd leidnud sellise lahenduse, et ma tikin hoopis selles režiimis, mis siin on.
näete, siin on selline silm, kus on siis töö eelvaade ja niimoodi ma leian hästi kiiresti üles oma reaalse töö pealt, kuhu on vaja tikkida. See reaalne eelvaade on siis selline asi, et see programmi on sisse kodeeritud Moulinet number ja tema reaalne värv. Et tegelikult on see mõeldud siis selleks, et lihtsalt näha, missugune su valmis töö välja hakkab nägema reaalsete värvidega. Selle töö puhul jah, ma olen leidnud, et kõige mõistlikum tikkpistet, kõige lihtsam on tikkida just selles režiimis. Vahepeal, kui ma kontrollin, siis ma võtan selle ära. Eks ole, vaatan umbes, kontrollin ja siis lähen jälle sellesse üldrežiimi, et kiirendada oma tikkimisprotsessi. Ma nüüd teen edasi neid tikkpisted, mul on valmis valge Moulinet'ga tikkpiste, siis mul on valmis sellise erepunase või fuksia roosa värviga tikkpisted ja nüüd ma teen siis tumekirsi, ma isegi ei oska ütelda, mis see on, hästi tume punakas pruun värv, teen neid oksi. Ja juba hakkab nagu pilt muutuma paremaks ja konkreetsemaks. Lõpetasin just tikkpiste 5 värvist, siis 4 on tikitud, aga see 5 on kõige töömahukam, et praegu ma tegin siis sellise tumedad, natukene heledamad, valged, lillakad ja siis fuksia roosad, kontuurid ära kõik. Ja nüüd mul jääb siis kõik need õied tikkida veel ühe värviga. Ja nüüd on juba kohe näha, kuidas on tekkinud selline 3D efekt. Backstitch annab ikka hästi palju juurde. Valmis on nüüd minu imekaunis töö, milleks on Sakura pärg, selline ilus kevadine. Lõpetasin ma siis eile öösel backstitchi tegemisega. Ma pean ütlema, et selle backstitchi tegemine oli üks väga-väga suur ettevõtmine, sellepärast et siin oli 20% tööst backstitchi ja seda on hästi-hästi palju. Kõik need detailid, mis siin on, nende jälgimine seal mustri järgi, kuhu mida tikkida, väga-väga keeruline oli. Aga see kõik on hästi hädavajalik, sellepärast et nüüd joonistusid välja ikkagi konkreetsed lehed, mida ma väga ootasin, et näha neid ilusaid lehti. Joonistusid ilusti välja õite kontuurid ja nüüd on näha ka see, et siin on, eks ole, pungad ja on lahtised õied ja siis on näha ka see, et mitte ainult, et see õis ise, vaid seda ka, et on selline, eks ole, kausikujuline, tegi kohe sellise ruumilise efekti sellele tikandile juurde. 2 päeva tikkisin ma seda tikkpistet. Mulle see töö nagu ikkagi väga meeldib ja ma olen väga rahul selle helerohelise taustaga. Mulle meeldib see värvikamma, mulle meeldib see detailide rohkus. Edasi pean mõtlema, et kuidas ma teda vormistan, et kuna poodi praegu ei saa, eks ole, siis vaatan, kas internetist ma leian mõne raami, mis siia ümber sobiks. Ja siis natukene oli mul mõtet, et tikkida siia midagi veel peale, tähendab sõnu, kuna ta läheb kingitusega. Teine asi on tikkida siia passepartout ümber mingisuguste ilusate pistetega. Aga ma natukene kaalun seda varianti, võib-olla läheb lihtsalt selle raami tagumisele poole lihtsalt mingi luulatus. Tegemist on siis autoriskeemiga ja nii näeb ta välja. Minu Sakura pärg on valmis, vormistatud ja ma võtan nüüd kokku, kuidas mul see töö läks. Et kõigepealt siis töö on tehtud autoriskeemi järgi tikitud. Kõigile soovitan varem või hiljem prooviga mõni kaasaegne autoriskeem ära. Nad on väga hästi läbi töötatud ja tulemus on super ilus. Selles töös oli 33 värvi ja nendest ma täpselt ei mäleta, aga vist 22-23 olid puhtad värvid ja ülejäänud siis olid mingisugused värvide segud. See tähendab, et selles väikeses tikandis on suhteliselt tihti vaja teha erinevate värvide vahetust, aga nad on nii hästi läbi mõeldud, et tegelikult eriti keeruline see ei olnud ja tikkimine läks väga kiirelt ja ladusalt. Siis, kui mul tikand valmis sai, siis ma seisin muidugi väga suure probleemi ees, et kuidas ma teda vormistan. Sellepärast selge oli see, et kinkimiseks ma pean ta laskma ära raamida, aga kuna meil on praegu eriolukord, siis see stuudio, kust mina olen oma raamid tellinud, see on kinni. Ja ainukene võimalus siis oli mul otsida internetist, kas keegi mulle teeb
interneti teel selle raami valmis. Ma pean ütlema, et interneti teel ei ole eriti lihtne seda valikut teha, sellepärast et ma üritasin küll Photoshopis panna neid erinevaid raame sinna pildi juurde ja kõrvale ja peale, aga ma panin muidugi täiesti mööda selle suurusega ja natukene ka värviga. Sellepärast, et internetist läbi monitori vaadates mulle tundus see niisugune hele puiduvärvi, kus on natukene roosat tooni. Et reaalses elus ta on ikkagi pigem roosakas raam, mis annab aimu siis mingisugusest puidumustrist. Raam iseenesest on plastmassis, see tähendab, ta on väga kerge ja ta on ka suhteliselt odav seetõttu. Klaasi ma siia ei valinud. Mõtlesin, et seekord jääb ilma klaasita. Kui ma nüüd oleksin reaalses elus selle tikandiga läinud kuskil ateljeesse ja valinud raami, ma oleksin võtnud kitsama raami kindlasti ja natukene naturaalsema puidutooni valiku teinud. Kuigi ma ei plaani seda absoluutselt kindlasti ümber teha, sellepärast et see värvikamma ja see raam oma olemuselt nagu väga hästi sobib siia. Siis muidugi, mis oli jällegi meie natukene möödarääkimine, kuna ma ei olnud varem sellest firmast tellinud, siis mina sain niimoodi aru, et on siis see papp, kuhu peale ma selle tikandi pingutan ja on tagapapp. Nii on minu eelnevas ateljees alati olnud. Aga tuleb välja, et nende jaoks ongi ainult see üks tagapapp. See tähendab seda, et mul jäi peale selle töö niitidega ära pingutamist see tagumine pool ikkagi suhteliselt inetu. Okei, et kui ma koju ta üles paneks, see oleks probleem, aga kinkimiseks ma tahan sellist puhast ja korralikut tagust saada. See tähendab, et ma ikkagi pidin papist ise selle taguse sinna lõikama. Ja mis mul teistmoodi oli seekord, et selles komplektis siis oli mitte papp, vaid see, kuhu peale ma selle tikandi tõmbasin, oli 3 mm vist vahtplast, mingi selline materjal. Et päris hea oli tegelikult sellega töötada. See putukas muidugi, kes seal on, tema seal sugugi olema ei pea tegelikult. Aga ta lihtsalt sobib siia väga hästi. Need on siis minu 3D brossid, mida ma kunagi väga palju tegin. Ma võtan. Tundus, et läheb teemaga kokku. Ja rohkem mul selle pildi kohta midagi ei ole öelda. Ja mida ma lõpetuseks soovin teile on see, et teil oleks võimalikult hea silmanägemine, et käsitööd teha. Et teil oleks võimalikult palju rahalisi vahendeid, et kõiki neid asju osta. Et teil oleks võimalikult palju vaba aega sellega tegeleda ja loomulikult nõelte poolt rikkumata sõrmed. Nautigem seda, et meil on võimalik teha käsitööd ja midagi ilusat enda ümber luua. Soovin teile töökaid päevi ja tulge loomulikult tagasi. Tiina Peli, Käsitöö kanal.